ma arvan, meil kõigil on olnud momente, kus me teeme riidekapi lahti, avastame, et riided on väga palju, aga ikka pole mitte midagi selga panna, seisame kurva näoga peegli ees ja mõtleme, et peame jälle minema poodi shoppama. Täna on meil külas stilist Mari-Liis, kes siis annab väärtuslikke näpunäiteid ja jagab oma teadmisi stilistika valdkonnas. Tere, Mari-Liis! Tere! Ma lähen kohe asja kallale. Kuidas sai sinu teekond stilistina üldse alguse? Jaa, tegelikult moehuvi on olnud minuga juba aastaid ja aastaid, juba nooremas eas, aga kuidas jõudsin, et soovisin rohkem olla tegev turundusvaldkonnas ja üks hetk avaneski võimalus siis kandideerida Denim Dreami tööle turundusassistendiks toona ja üheks tööülesandeks oligi siis ka stilistika, täpsemalt siis e-poe jaoks toodete presenteerimine, mitte siis ainult selliste lihtsate tootepiltide näol, aga et tehagi nendest selliseid kombinatsioone, mis siis omakorda paremini müüksid. Ja tegin ka proovitööd ja tegin vist sellised 5 komplekti ja niimoodi ma sinna tööle sain ja hakkaski kõik see pihta. Aga kuidas sinu siis said ülesande, pidid need kombinatsioonid kokku panema, et kas sul oli iga asi, mis sa nägid juba kindel visioon olemas, mis sa teed, kus kohas sul siis need mõtted üldse tulid, et sellised komplektid kokku panna? See tuli kõik koha peal, selles suhtes mul ei olnud ju ette mitte midagi teada, lihtsalt vaatasingi, mis oli valikus ja lihtsalt, et olidki sellised eriilmelised komplektid, et mõeldes erinevatele vanusegruppidele, stiilidele, et oli sellist klassikalisemat, oli sellist vaba ja suunitlust, et ja, põnev oli ennast niimoodi proovile panna. Aga kui sina näiteks alustad tööd kliendiga, et kuidas see protsess peaks välja nägema? Minul ei ole kunagi olnud kokkupuuteid stilistiga, et võib-olla natukene valgustad, kuidas see maailm välja peaks nägema? Kindlasti oleneb ka, et siis mille jaoks me siis hakkame ette valmistama, et kas on selline kapi tuulutus, uute selliste esemete siis juurde otsimine, või on tegu sellise pildistamise, videofilmimisega või artisti riietamine näiteks, et täiesti oleneb sellest projektist, et siis vastavalt sellele liikvele minna. Aga jaa, et olenemata siis millise projektiga on tegu, et siis kõige olulisem ongi siis kõigepealt kohtuda siis kellegagi või siis ongi erakliendiga ja selgitada välja, et millised on soovid, et kindlasti ei ole stilistika töö ainult ühepoolne, et stilist tuleb nüüd üks hetk ühe komplekti riietega ja ütleb, et vot, palun, see on nüüd sulle, et see on vastastikune koostöö, et ongi saada selline hea alusinformatsioon kätte, anda soovitusi ja see lõpptulemus tekibki niimoodi koostöös. Aga oletame, tavaline Eesti naine vaatab siis sama seda kapikest, ütleb oi, on aeg. Võtab oletame sinuga ühendused, kas sa vaatad koos temaga siis see garderoobi üle või teil on kuskil kohtumine, lähete koos shoppama, et kuidas see välja näeb? Või ma räägin praegu mingitest asjadest, mida ma olen filmis näinud? Et ampluaa on väga lai stilistikal, et siis ühelt poolt ongi variant niimoodi koju minna, et vaadata üheskoos garderoob üle, kes võib-olla ei meeldi, et niimoodi koju tullakse, et inimesed on ju erinevad, et kaubanduskeskustes sellised shoppingu tiirud saab ka ju virtuaalselt eelnevalt teha ka värvianalüüse ja sellist konsultatsiooni ju ka interneti teel, et selliseid võimalusi on väga palju, et kuidas keegi soovib, aga jaa, tihtipeale tahetaksegi võib-olla ainult lihtsalt poodi shoppama minna, aga mina soovitaks omalt poolt küll, et kui selline investeering ja oma aeg niimoodi ettevõtte sinna panustada, et siis hea oleks nii-öelda baasiga tegeleda ja siis alles seejärel vaadata, mida oleks vaja juurde, mis sobib ja niimoodi edasi. Mis peaks siis see baas olema igal naisterahval kapis?
Kindlasti siis enda keha kujule, enda stiilile, maitsele, ongi töö ja vaba aja sellisele iseloomule vastavad rõivad ja ma ise olen väga minimalist, minu riidekapp ei ole üldse suur ja lai, valdavalt ma kannangi musta värvi rõivaid, osalt ka sellepärast, et mul on suur must koer, et muud moodi oleks natukene ka keeruline, aga ja, et oleks erinevaid esemeid, mida omavahel kombineerida, et minu arust üks selline asi, millele võiks tähelepanu juhtida, ongi, et osta endale vähem selliseid erilisi esemeid, mida sa kannadki ühe korra ja siis ta jääbki sul sinna, et näiteks kas või pintsakuga, sa kasutad seda, kannad tööl sellisele pidulikumale sündmusele, et mõelda läbi vähemalt 3-4 olukorda, kus sa arvad, et sa seda eset kannaksid, siis uut eset ostes ja niimoodi sa tegelikult juba tagad, et see ei jää sul kappi seisma. See on tegelikult väga hea nõuanne, nii et kui lähed poodi ja sa näed midagi, emotsioon tõuseb, siis sa mõtled nii, mõtle nüüd hoolega 3-4 kohta, kus sa saaksid seda toodet nii-öelda kanda, eks ole? Just. Väga hea nipp. Aga kui sina oled nüüd klientidega koos töötanud, kas on mingid sellised põhivead on natuke vale kasutada ka sellised valukohad, et mis on tavaliselt inimestel seal garderoobides nagu nii-öelda toimub? Tavaliselt toimubki selline peataolek, et rahmatakse emotsiooni ajal endale erinevaid esemeid kokku, et mõtlemata, kuidas need koos toimivad. Kindlasti ka seda, et eks riietul on ju emotsionaalne väärtus ka, et ei suudeta mingitest esemetest lahti öelda ja olgugi, et seda ei ole võib-olla mitu aastat kantud, siis ta ikka seisab seal. Äkki kunagi. Taas koidab see päev. Et jah, raske on ise selliseid otsuseid võib-olla vastu võtta, et siis ongi hästi hea, kui stilist või kas või sõbrannagi, kui tuleb külla. Ei tohi. Aitab otsustada, et ja selline kõrvaline arvamus aitab palju. Aga kui me peaksime nüüd rääkima natukesest baasist veel lähemalt, muidugi oma maitsele peab meeldima ja kõik muud siuksed asjad, aga mis võiksid olla sellised head klassikalised esemed, mis võiksid olla seal garderoobis? Kindlasti võikski olla selline must klassikaline kleit siis igaks elujuhtumiks, sest pikemate varrukatega, et mida saakski näiteks juhtusöögil kui ka tööl kanda. Siis hästi istuvad ja kvaliteetsest materjalist T-särgid, et jällegi niivõrd mitmeti kombineeritavad tenniste, kingade, kõigega, et valikuid on lõputult. Et võib-olla üks nipp T-särkide puhul olekski ka see, et olgugi, et tegu on justkui T-särgiga, et mis see siis ka ikka ei ole, aga on just sellised paksemast materjalist ja sellised nii-öelda raskus T-särgid, mis hoiavad lihtsalt nii hästi kuju ja ta lihtsalt näeb nii palju parem välja. Et nii lihtne on ju poest osta järjest neid T-särke, aga ka nii lihtsa eseme puhul läbi mõelda, et see võiks olla siis kas või vähe, aga et nad on korralikud, et nad sobivad nii vabal ajal kandmiseks kuhugi sellisesse esinduslikumasse kohta minekuks. Nii et klassikaline must kleit, korralikud hästi istuvad teksapüksid ja korralikud heast materjalist T-särgid ja neid juba annab kombineerida siis oma vahel. Just, ja pintsak ja jällegi jalanõud ja ükskõik millega siis tegu on, et need sobituksid oma vahel lihtsalt, et mõeldagi, et kas see on midagi, mida saab kanda erinevatel siis elujuhtumitel. Mina ikka olen kuulnud, räägitakse, et eestlased on nii igavad ja hall rahvas ja käivad muud kui mustas. Aga nüüd, kui ma kuulan stilisti nõuandeid, siis tunne, et ongi mõistlik ostad valged asjad, ostad mustad asjad, et hästi klassikalised või ikka peaks sinna kuidagi seda värvi ka juurde lisama. Kindlasti, et ilma värvideta ju ei saa, aga sellepärast ongi hea nipp
ka stilistiga koos üle vaadata värvikaart, et millised toonid võiksid sobida. Et tihti on ju olukordi, et paned näiteks uue sviitri, aga sa näed, et ta kuidagi ei anna juurde, ta teeb kuidagi kahvatumaks, aga jällegi proovid teist tooni ja ta toob silmad esile, ta paneb kohe särama. Et oma toonide tundmine on väga oluline ja ka aitab kaasa siis edaspidiste valikute tegemisel. Vaata, see on nüüd väga põnev teema. Räägime nendest värvidest nüüd natukene kohe lähemalt. Kui palju on inimesi, ma arvan vist ega paljud vist ei tea, mis toonid täpselt sobivad. Just. Aga ma näen kuskil riidepuu peale, et oi, kui ilus, ma tahaks seda kanda, panen tal selga ja siis ei sobi. Et kuidas oleks inimeste võib-olla endal lihtsam aru saada, mis värv neile sobib, sest vahest on lihtsalt, et silm natukene udune, et ei saagi aru, et see kuidagi kahvatumaks teeb. Et kas on veel mingid selliseid nippe, kuidas aru saada, et kas see toon on minu oma või mitte? Ma arvan, et tulekski seda nii-öelda testida, et kindlasti on meil välja kujunenud enda selline tunnetus juba ka, et võib-olla mõistmata, mis selle taga peitub või miks see nii on, aga et kuidagi läbi praktika on see tekkinud, aga lihtsalt teebki elu nii palju lihtsamaks, kui natukene uurida, et selle teema kohta saab ju ka internetist ise palju uurida, et on ju ka eri sellised siis ongi eraldi ka värvianalüüsid, et kus saabki kohale minna või stilisti abiga, et kus pannaksegi õlale sellised lapikesed ja siis saabki kohe reaalselt vaadata, kas nüüd see sinepi värvikollane, selline erksam kollane, et ka ju võtamegi kollase tooni, et see saab ju ka olla nii erinev, et milline spekter sellest on siis täpselt selline, mis mulle sobib. Aga kui sa nüüd tänava peal nii-öelda käid ringi, vaatad, kas sa märkad ka, et ikkagi paljud inimesed kannavad värve, mis võib-olla ei kaunista neid? Ikka tuleb ette, aga ma arvan, et võib-olla selline üldisem kommentaar võikski olla see, et inimesed võiksid katsetada rohkem, et olgugi, et ma baasgarderoobiks soovitan selliseid lihtsamaid toone ja tõesti, mida saab väga mitmeti siis kasutada, siis väga äge on leida sellised enda toonid, et enda puhul ka, kui tõesti ma julgeks öelda, et mu garderoob on vähemalt 60-70% ikka selline musta värvi või tume, siis näiteks täna tulin kaasalvestusele sellise elektrililla mantliga. Et hea on, kui on selliseid pärleid kapis, mis annavad sellise mõnusa särtsu juurde, aga see ei tähenda üldse, et kogu siis garderoob peaks olema hästi värviline, et ongi sellised efektsed esemed. Et vahest võib olla piisab täiesti ühest asjast, mis annab juba seda nii-öelda efekti ja on täitsa piisav. Aga kui me räägime natukene nendest mustritest, eks ole, meil on igasugused, lähed poodi, sa näed neid mustrit igal pool, praegu on väga teema minu arust leopardi muster. Ma mäletan kunagi ammu leopard oli ja nüüd ma tunnen, et nagu siukene tagasi mineviku leopard on jälle siia kohale jõudnud. Mis tunded sinul leopardiga on? Kuidagi praegu, kui leopard on taas tulnud, siis ta mõjub hästi. Värskelt, aga just ongi, kuidas seda ka kombineerida, et võib-olla siin sellise eelmise tiiruga, kui see üks hetk oli ka populaarne, et siis olidki outfitid võib-olla üleni leopard või seda oli natuke liiga palju, aga mulle nii meeldib, et kas need on praegu sellised Adidase sambad, mis on leopardi mustriga või seelik või mingi element, et sa ei ole täiesti leopardi riietunud, et see on selline mõnus maitsekas tasakaal, kui ülejäänud outfit on selline 1-2 tooniline, et mis ei oponeeri siis teiste mustritega. Aga kuidas sa üldse muidu suhtud mustritesse, sest vahest tundub, et mustrid on palju, neid omavahel on ka keeruline kombineerida, et kas on võib-olla mingid nõuandeid selles valdkonnas? Kindlasti tasuks katsetada erinevatega, küll aga nagu triipude puhul oleme ju kõik kokku puutunud ka, et mis jällegi ei tee meid niivõrd sihvakaks ja kõik, aga ma ise võib-olla enda stiililt ja võib-olla ka soovitustelt ei ole kõige suurem mustrite fänn, et niimoodi võib lihtsalt üldpilt minna väga kirjuks, aga ütleme, et kui outfitil ongi selline üks
muster või ese ja kõik muu on lihtne, siis üldjuhul see toimib väga hästi. Et taaskord kõike mõõdukalt üle ei tasu panna, on ju? Just. Näiteks sinu kimono muster on väga kaunis ja maitsega, et kas ei ole absoluutselt üle pakutud ja sobivad väga kenasti su kõrvarõngastega. Mina väga tänan. Ma natuke pingutasin, kuna stilist täna tuli külla, otsustasin natukene pingutada. Ma arvan, paljudel naistel on ikkagi põhiprobleeme, kuidas leida riide, mis istuvad hästi seljas. Vahest on ka see, et muster super või värv või mis iganes, aga sa paned selle selga ja tal ei ole ei tegu ega nägu. Samas riide puhul nägi väga hea välja. Et kuidas selle probleemiga nii-öelda tegeleda? Eks ongi raske, sest et me kõik oleme ju nii erinevad. Üks selline soovitus või mida ma julgustaks teha, olles ise ka kunagi sellega kimpu jäänud, et eks me kõik ju teame, et näiteks ma olen M-suurus ja just kui meie selline vaade ongi hästi kitsas, et ma ju alati olen endale ostnud M-suuruses siis rõivaid või väga kindlas suuruses pükse, et julgeda katsetada ka siis suuremate suurustega, et see lõige, langevus, kõik need detailid, et need võivad hoopis palju paremini mõjuda kui võib-olla selline tavaline suurus, kui oled harjunud ostma. Ja kindlasti tasuks piiluda ka meeste garderoobi, et ka sealt võib leida väga ägedaid leide, et triiksärgid, et saab ju neid ju sõlmida ja lohvakamalt eestavatuna kanda või kodus lihtsalt kas või sellise lohvakama T-särgiga nädalavahetusel ringi käia, et vaadata natukene laiemalt ka suurustuses. Aga kui inimene läheks poodi, et mis on võib-olla, me teame kõike kehakujudest, eks ole, need on samuti me kõigil väga erinevad, et mis on võib-olla selline, mis sobiks erinevatele kehatüüpidele ja kas on mingi lõige või stiil, mis sobib enamikele? Kui mõelda, et kõikidele, siis mis mulle endale väga meeldib ja tundub, et mis teeks paljude naiste elu lihtsamaks oleks vaadata sellise langeva siis tegumoega riideid. Et mulle endale meeldivad pigem sellised vabamad, lohvakamad, mis ei ole niivõrd keha ümber. Eks meil kõikidel on enda kompleksid. Et siis on mõnus, kui näiteks kas siis see kleit või pluus näiteks on selline siidine, langev, et ei pea muretsema pärast õhtusööki nüüd, kuidas kõik välja näeb. Et jah, sellised langevad ja sellised siidised materjalid oleks selline üks soovitus küll, mida rohkem proovida ja ka igapäevaselt, et ongi siin viimaste aastatega ka rohkem tagasi tulnud sellised pikemad siidjad seelikud, mida tennistega kanda või siis väga elegantne ongi selline siidine kleit koos pintsaku ja kingadega, et jah, selline nipike. Aga kui me räägime nüüd erinevatest kehatüüpidest, et kuidas, mis kategooriatesse sina nemad jaotuksid? Eks ole neid ju paljusid ja ma ütleks, et me ei tohiks ennast ka raamidesse võib-olla suruda niivõrd, et sa võid esindada küll ühte kehatüüpi üldiselt, aga et sul on mingeid elemente ka mõnelt teiselt, et jällegi me oleme niivõrd erinevad. Et ei tasu kinni jääda, et aha, ma olen nüüd õun, nüüd ma vaatan kõiki asju, mis siis rõhutavad, panevad rohkem volüümi, vist õlgade peal oli vaja, ei. Pirdil oli vaja. Õun oli? Õun on siis jah keskelt natukene laiem, aga jällegi ma ütleks, et me oleme nii erinevad ja omade kompleksidega, et lihtsalt lähtudagi endast, et ma olen küll umbes sellise figuuriga, aga näiteks mulle ei meeldi mu käed või mingisugune selline asi on meie peas, et lähtuda pigem sellest, et mida sa soovid rõhutada ja mida võib-olla mitte nii väga ning teha oma valikuid selle järgi. Et ma olen ka pigem lühemat tüüpi või keskmine. Siis kuidas ma siis oma jalgu rõhutan, et ongi siis sellise
lühema lõikega seelikud, mis või siis lõhikuga, mis pikendavad mu jalga, siis saapad, millel on võib-olla kerge selline platvorm all ja näiteks üles midagi siis natukene lühemat või selline cropped variant sellisel juhul, et kui ma paneksin peale hästi lohvaka kampsuni ja alla ka veel hästi lohvakad püksid, siis et sa ei kaoks sinna ära. Et luua nii-öelda see tasakaal, eks ole, ülemise ja alumise osa vahele. Ja? Just. Et olgugi selline oversized on väga moes, aga jällegi, kui ongi, ütleme, pintsak väga lai, püksid on ka laiad, siis all võiks hoida sellist ümberjoont. Muidu oled nagu väike poku, eks ole, käid sa üks suur mass. Et see on selline mõnus kontrast, et sellist oversized ei pea ka kindlasti pelgama, et see ei tähenda seda, et see nüüd lohvakas, sportlik, et saab selliseid väga šikke valikuid teha siis ka niimoodi katsetades. Aga räägime natukene ka trendidest. Kuidas sina hoiad ennast trendidega kursis? Eks ikka, ma arvan, nagu paljudki siis peamiselt läbi sotsiaalmeedia, et mul on kindlad sellised kontod või siis inimesed, kelle tegemisi mulle meeldib jälgida, mõned stilistid välismaalt kui ka siin Eestist armsad tegijad. Et jah, hästi lihtne ja kiire on inspiratsiooni sukelduda ja saame endale ju ka küll ära salvestada või Pinterestiski luua sellised moodboardid või sellise moodboardi, ütleme siis nii. Aga kui me räägime nüüd trendidest natukene veel, mis ootab meid ees? Sest mina ei tea, ma tean ainult, et leopard on tagasi, rohkem ma ei tea, mis meid ootab ees. Meid ootab ees pikk ja karge talv. Võtke mantlid välja, karvamütsid. Ja, et endalgi võtsin täna ja esimest korda siis ikkagi talvemantli juba välja. Aga mulle endale meeldib just talvisel ajal siis valida endale garderoobi ka natukene sellise oversized lõikega siis kas kasukad või mantlid, et kindlasti üks selline nüanss, millega paljud igapäevaselt kokku puutuvad, on see, et kas meil on selline paks kampsun või meil on nii palju kihte juba all ja siis sa veel tõmbad jope või kampsuni, mantli sinna peale, et siis küll ta kisub siit ja siis hakkab palav, et sellist natukene oversized või siis just siit kohast lõigetega on palju mugavam talvisel ajal opereerida. Okei, aga kui me räägime nüüd värvidest? Jaa, värvidest on, eks ta on selline sügistoon rohkem, aga ta kandub ikkagi talve edasi, on ikka selline bordeaux punane. Juba sinna, mitte ainult punane, aga sinna juba lillaka suunda ka. Ja eks pruun ole alati olnud ju sügise toon, aga sellel sügisel ja talvel on seda kuidagi veel rohkem pildis kui varem, et katsetadagi erinevate pruunide toonidega tooteid sobitada, et ka väga selline hea klassikaline valik. Aga kes ei ole kohe üldse pruuni fänn? Siis on alati hea ka selliste klassikaliste toonide juurde jääda ja katsetada, et nagu mu enda stiili kohta mulle endale meeldib öelda ka, et siis musta 50 erinevat varjundit, et tegelikult saab ju sellist ägedat lõpptulemust ju tekitada ka sarnaste tooni toodetega, aga kus on materjal erinev, kiud on kuidagi erinevalt, et jaa. Ja kindlasti, kui on ütleme ka värvikaardiga tutvust tehtud või siis lihtsalt kuidagi välja kujunenud sellised toonid, mis endale väga meeldivad ja et sa tunned ennast mugavalt, et siis sellised efektvärvid ka, et väga kihvt on, kui võtadki sellise erksama, värvilisema või erilisema sellise
mantli tavalise sellise talvejope asemel, et see paneb kohe iga hommik niimoodi paremini tundma. Annab sellise väikese vitamiini või sellise värvisüsti. Sest et värvid ka ju tegelikult mõjutavad meid mingis mõttes, on ju, et aitavad siis tuju parandada. Mis on sellised hea tuju värvid siis meil näiteks? Hea tuju värvid? Ma arvan, ma enda puhul ütleks võib-olla selline beebi või hele roosa, eks sellega mu juuksevärvist tingitud, et ta annab kohe sellist helgust ja positiivsust, et kuidagi tunnedki, et elu on kuidagi positiivsem kui kergem roosa mull, kuhu aeg-ajalt põgeneda, et ma arvan, et see on niivõrd individuaalne inimeste puhul ka, aga jah, nagu ikka sellised võib-olla kollane, et kellele see sobib ja välja kannab, et on ju väga positiivne värv, aga ja, miks mitte ka selline lillakas või helesinine jällegi, mis ka heledama peaga naistel väga hästi võiks sobida, et jah. Aga mis on üks toon, kas üldse sellist asja eksisteerib, mida on jube raske välja kanda enamikele? On mingi niisugune värv? Ma arvan, ühte sellist õiget vastust siin kindlasti ei ole, aga võib-olla ma ütleksin neoonsed toonid üleüldiselt, et kuna need on niivõrd intensiivsed, siis võib-olla natukene keeruline neid iga päeva niimoodi integreerida. Tundub väga loogiline. Jah. Aga kui me räägime näiteks pidudest, eriline sündmus näiteks on ees tulemas, aga vaat ei tea, mida selga panna. Mis oleks sinu kui stilisti selline nõuanne? Ma olen väga suur uuskasutuse fänn. Ma arvan, et minu enda riidekapist on 70% kindlasti siis teiselt ringilt. Mulle väga meeldib enda jaoks siis shopata Jaga äpis, mis ma arvan on ka väga paljudele tuttav, et koroona ajast sai see sellise tõuke, et kui ju ei saanud väga palju väljaski käia. Ja õhtukleidid kõigil kapis seisid. Just, et mina olen hästi palju endale sealt leidnud, et väga-väga julgustan, et nii palju on juurde tehtud ka selliseid teise ringi kaupluseid, kust ka endale vaadata. Aga ma olen väga seda meelt, et riideid siis võiks mitmetel paljudel kordadel kanda, et see ei jääks kappi lihtsalt rippuma nukralt. Aga on selline äge ettevõtmine nagu Rentalier, kust saab siis laenutada selliseks pidulikumaks sündmuseks siis õhtutualetid või siis kostüümid, et see on igatepidi hea keskkonnale, palju parem valik ka rahakotile, aga samas, et võimalik tunda ennast väga särava ja naiselikuna. See on üks väga hea idee kaus olla. Ma midagi olen kuulnud, aga nüüd, kui sa ütlesid, siis mul oli mingi absoluutselt, sest vahest on tõesti mingi erilisem sündmuse ees. Esiteks need kulutatud shoppingutunnid, eks ole, raha samamoodi kindlasti, et ühe õhtu jaoks siis tegelikult miks mitte rittida endale see kena nii-öelda outfit, tagastad selle, sul on riidekapis rohkem ruumi ja keskkonnale kõigile parem on ju. See on väga hea mõte. Ja üks soovitus võib olla veel, et mida olen ise ka palju kasutanud, et meil on ju nii palju toredaid sõbrannasid meie ümber ja me üks hetk tegime siis lähedaste sõbrannadega ka väikese grupi, kus me siis jagasime siis jõulude eel, kui olidki sellised mitmed jõulupeod ees ootamas. Tegime siis chati, kus me jagasime enda kapis olevaid selliseid pidulikumaid kleite ja kuna me oleme enam-vähem sama pikad ja sama kehaehitusega, siis me oleme niimoodi üksteiselt laenanud, et alati tasub küsida. See on väga-väga geniaalne idee. Kellegi vana on sinu uus, eks ole? Absoluutselt. Värskendus ikka. Absoluutselt. Aga kuidas valida näiteks ehteid endale juurde, et vahest on selline tunne, et paned
midagi ilusat selga, sa tead, et see kõik kena, aga vaatad ja sa tunned, midagi on nagu puudu ja täpselt aru ei saa. Et kui palju mängivad aksessuaarid just nii-öelda outfiti juures rolli ja kui palju peaks ehetele üldse rõhku panema? Aksessuaarid, vehted kindlasti annavad niivõrd palju juurde, et see oli ka enne nii armas, kui sa peeglis vaatasid, kas siia kõrva peaks nüüd midagi lisama või mitte, et minu arust just see toob just selle roosa kimono sul ka nii hästi esile, aga kindlasti ei tasuks ehetest siis konkreetselt rääkides ka üle pakkuda, et ongi selline juba käekell täiesti aksessuaari eest, ilusad kõrvarõngad, mis võib-olla oleneb ka, kus me kõik töötame, et võib-olla kusagil kontekstis on mõned valikud natukene üle pakutud, aga jah, leida sellised statement ehted oleks minu soovitus, et mis on sellised klassikalised, aga nad on piisavalt sellise iseloomuga, et oleme praegu siin igapäevase sellise rõivavalikuga, aga samas hiljem vahetades riided ja minnes õhtusöögile, et ei oleks nii suurt vajadust kogu aeg neid vahetada, et mis töötaksid enamus outfitidega ja muidugi selline hästi hea nipp minu puhul on ka see, et ma ütleks, et mul on palju ehteid, aga et kui mul ongi ka sellised suuremad, siis nad püüavadki pilku ja ma ei pea mõtlema, et mul peab olema nii midagi kõrvas, kaelas, käel, mingi vöö veel kuidagi ümber, et vähem on rohkem, et noorena ma võib-olla nii palju sellest aru ei saanud, aga selline minimalistlikkus ja läbimõeldus ja kindlasti julgen siis miksida oma vahel ka kulda ja hõbedat. Ma olen seda pannud tähele, et seda on hakatud rohkem tegema minu arust mingi hiljaaegu. Ja, viimastel aastatel. Just, sest ennem oli ikkagi niimoodi, kas sa oled tiim kuld või sa oled tiim hõbe. Ja nüüd ma olen näinud ja tegelikult ma peaks ütlema ma ei ole seda ise veel katsetanud, aga ma peaks ütlema, mulle meeldib see kombo ausalt öelda. Ja see nagu taaskord nagu kuidagi suurendab seda ampluaad ka, et mida valida ja see miks. Ma peaks ütlema, mulle meeldib see. Ja, et ei limiteeri ennast nii palju, et ka kuld on ju niivõrd erinev, et ta ei ole, võib-olla me mõtleme oma peas, et see on selline kollane kuld, et see on nii intensiivne ja kuidagi ei sobi, aga näiteks mul on endal käekell, mis ongi väga läbimõeldult kulla ja hõbeda segu, et mul jääb ära hommikul see, et kas ma nüüd pean ainult hõbedat või kulda. Samas on ju ka roosa kuld ja veel erinevaid variatsioone, et ma arvan, ehetega ongi lihtsamaks läinud, et seda valikut on juurde tulnud ja kindlasti ei peaks üle mõtlema või kartma valikute tegemisel. Aga kui ehetest nüüd natukene veel rääkida, et sa ennem rääkisid just kõrvarõngad ja kaelakee. Mina olen alalõpmata sellega hädas, sest kui ma panen kaelakee, mis on nagu ketikujul, väikene medaljon on otsas ja kõrvarõngad, mulle tundub, et seda on liiga palju. Samas kõrvarõngad on ka pigem siuksed lihtsad ja tagasi. Kas on puhtalt enda maitse küsimus või on mingi siukene väikene reegel ka kuidagi nende ehetega? Ma arvan, see on üsna palju ka selline tunnetuslik, et kui kõrvarõngad ja kaelaehe on samast komplektist või sarnased, nad kuidagi töötavad koos, siis loomulikult, aga kui mõlemad on sellised väga statementid, siis nad hakkavad üksteisega konkureerima. Et praegu see ikkagi on, nad on nagu siga ja kägu. Ja, et täna aga, kui pidin samuti mõtlema, mida ikka siia selga panna, aga siis mõtlesingi, et ma jään sellise erilisema siis kaelaehte juurde ja ei pannudki endale kõrvarõngaid. Ja. Et eks on jah, selline iseenda nagu maitse ja piiri tunnetamine ka, sest ma ütlen, et kui nad on eraldi, tundub, et asi toimib väga hästi kokku panemist, peaks ka loogiliselt, sest nad ei ole nagu nüüd nii sellised, kas ma ütlen nüüd, pöörased ja vat segab ja ma ei suuda seda teha, siis ma on siuke tunne, et siis ma näen välja nagu jõulupuu. Nii et ma polegi neid koos kandnud. Kui me räägime natukene ka jalanõudest, kuidas on sinu nõuanded jalanõudega, sest vahest on siuke tunne, et mõne inimese puhul, et tal on iga outfiti jaoks eraldi jalanõupaar.
mina ütlen ausalt, minul ei peaks esikukapid vastu sellise pöörase koguse jaoks, et mis oleks sellised kindlasti vajalikud jalanõud, kuhu tasuks investeerida ja võib-olla mis mitte nii väga? Võib-olla üks nipp, millest alustada või et mille osas ei pea mõtlema, et iga kleidi või iga outfiti juurde ei pea olema täpselt sama tooni kingad. Et kui meil on ka sellised värvilisemad valikud, et siis meil võibki olla ja avastame, et oi, meil on küll rohelised kingad ja nüüd veel sellised punased kingad ja nii edasi ja lõpuks see üldpilt ongi väga kirju. Ma ei ütleks, et mul on palju jalanõusid, aga olen lähenenud sellele siis niimoodi, et valdavalt must, pruun ja ongi selline kuldne või hõbedane, mis tegelikult ju sobivad peaaegu kõigega. Et jällegi ma nii-öelda kõrvaldan enda jaoks selle nagu erksamad toonid ja kuidas ma neid sobitan. Et ja samuti, mis sobiksidki siis ka erinevatel aastaaegadel. Aga jällegi jalanõude valikul soovitan mõelda oma elustiili peale. Ja ma arvan, et ongi hea, kui on talvel sellised mõnusad saapad, mille saab kuidagi kiiresti jalga panna, millega ei pea nii palju nikerdama paeltega ja niimoodi, et on sellised Chelsea tüüpi väga mõnusad saapad, et sa tõmbadki lihtsalt jalga ja ta näebki selline äge iseloomuga, aga samas naiselik välja. Ja olles turundusmaailmas pikalt ka olnud, et siis ma arvan, üsna paljudel on ka Dr. Martensid kapis, et need on ka sellised kihvtid ja iseloomuga. Ja tegelikult need tulid ka juba mõnda aega tagasi, aga nad on ikka veel püsivad pildil. Inimesed armastavad neid. Ja need jäävad. Jääb veel tõenäoliselt pikaks ajaks. Ja Martensil endal on ka tegelikult väga lai tootevalik. Et kaubamäeski, kui ringi uudistada, et küll on kõrgema säärega on sellised siis loaferi sellised stiilis mudelid, et tõesti leiab endale erinevaid variante, aga mis on sellised erilised teistmoodi. Aga kui me räägime natukene nüüd sellisest, ma ütleks see kohta isegi kiirtrend, tuleb ja läheb. Mida sa oled täheldanud võib-olla, et kui kiiresti see trend tavaliselt välja sureb? Võrdlemisi kiirelt. Et sellepärast ongi hea varuda selliseid klassikalisemaid esemeid enda garderoobi, et üldiselt see aeg on väga lühike. Et ütleme sellega ei saa mööda panna, et kui sügisel ikkagi sellised pruunikamad ja veinipunane sellised toonid jäävad, aga võtamegi näiteks enne läbi käinud leopardi mustri, et ta praegu on väga teemas, aga ma arvan, järgmine sügis on meil juba täiesti uus lemmik ja ma arvan, et väga kiiresti saabki sellega see tiir täis, et mida sellisem intensiivsem selline kas muster või toon on, et on väga õigel ajal omas kohas, aga siis juba tulevad uued toonid ja lemmikud. Kas oskad sa juba midagi ette ka ennustada, mis see järgmine nüüd on meil leopardi muster, mis meil järgmisena võib-olla on tulemas? Üks trendidest, mis aina rohkem, ma arvan, hakkab meile sisse ka sööma, on samet erineval kujul. Võib-olla see ei ole Eesti kliimas kõige praktilisem, aga et moeshowdelt on seda ikka silma jäänud. Samet nagu püksid või nagu... Ja, rõivad ka. Ennast on hea paitada siis, eks ole. Et jällegi, et alati ei saa niimoodi trendidega kaasa joosta, ei olegi vaja. Aga... Mõistlik isegi võiks öelda kohati. Et lähtuda ikkagi endast, jääda enda eelistustele, asjade sobivuse osas endale kindlaks, aga samas ma arvan, eks me kõik oleme tundnud, et praegu võib-olla ma ei tunne ennast sametile mõeldes võib-olla ka nii müüduna, aga mine sa tea, kus ma mõne kuu pärast olen, et just. Mingi hetk sa hakkad seda rohkem nägema. Samet kleidis istud. Just. Aga lõpetuseks ma küsiks 3
soovitust sina kui stilistina, mis sa annaksid? Esimene oleks, et investeerida oma siis kapsel garderoobi ja eelistada kindlasti ka kodumaist toodangut, et meil on nii palju ägedaid tegijaid, et keda oleks ju nii tore ka toetada nende tegemistes. Siis julgustaksin eksperimenteerima ja kui ongi sellega pisut keeruline või ei tea või ei julge, siis stilistid, moenõustajad saavadki ju sellega aidata. Ja viimasena ma soovitakski siis rohkem otsima pärleid ka teise ringi kauplustest, sest et väga-väga vingeid tooteid võib sealt leida. Aitäh sulle, Mari-Liis! Ma väga loodan, et see inspireeris teil endal ka võib-olla natukene sinna riidekappi piiluma, sorteerima ja mida tõesti me ei ole kandnud 5 aastat. Ega tõenäoliselt me enam seda ei kanna ka. Nii et head shoppamist teile ja aitäh! Aitäh!